Tere kõigile! Mina olen Sirli Kivisaar ja alustan meie ETA kevadkooli loengusarja. Olen funktsionaalse toitumise terapeut ja minu tee toitumisteraapiani on tegelikult olnud päris pikk. See algas 15 aastat tagasi, kui minu esimene laps siis mõnda aega peale sündi haigestus hästi raskesse epilepsia vormi, millele ravi ei leitud. Või ei olegi tegelikult praeguseni sellele ravi. Ja otsisime oma perega siis alternatiivseid võimalusi, et kas on veel midagi, millega me saaksime teda aidata. Ja niimoodi meie tee siis toitumisteraapiani viiski. Ja sellest ajast alates olen siis selle erialaga seotud, selle eriala edendamisega. 2008. aastal olin siis Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni üks asutajaliikmetest ja sellest ajast alates olengi siis tegutsenud ka selle ühingu juhatuses. Praegu tegutsen osaühingus Via Naturale ja pean ka loengut, nii nagu olen teinud kõik need aastad ja ka individuaalvastuvõtte siis teen. Täna olen ma ka siin selleks, et rääkida teile kahest sellisest tegelikult päris tuntud ja tuttavast mineraalainest, aga loodetavasti mõne sellise huvitava ja uue fakti saate siit tänasest loengust endale kõrva taha panna kõik. Magneesium ja kaltsium on hästi vajalikud mineraalaineid meile. Täna me alustame magneesiumist ja lõpetame kaltsiumiga. Ja alustades magneesiumist räägime natukene ka magneesiumi ajaloost. See on lihtsalt nii põnev. Juba mitusada aastat siis magneesiumit või ütleme selliseid häid omadusi teatakse ja magneesiumi avastamise tee algas siis 1618. aastal ühes sellises Inglismaa linnakeses nagu Epsomis, kus üks talunik tollal siis hästi kuumal suvepäeval kaevas oma lehmade jaoks veeauke, aga avastas, et need lehmad seda vett millegipärast ei joo. Aga ajapikku ta märkas, et sellel veel on inimestele hea mõju, et haavad paranesid kiiremini tänu sellele veele ja nii edasi. Ja info läks liikvele ja natukese aja pärast sellest Epsomist saigi üks tuntud spaalinn ja rahvas sinna kokku kogunema hakkas. Üks Londoni arst siis tol ajal, kelle pildi ma teile ka siia panin, oli see, kes siis avastas, et sellel soolal on ka kõhtu lahtistav toime, nii et see sool siis patenteeriti lahtistava soolana. Ja see Epsomi nimi on osadele teie seast kindlasti tuttav, sest et ka praegusel hetkel veel müüakse Epsom soola ja Inglismaal on tegelikult täitsa nagu eraldi selline Epsomi soola nõukogu, kes selle Epsomi soola häid omadusi ikkagi rahvani püüab viia. Olgu nüüd ette juba öeldud, et Epsomi sool on selline, mida sisse ei võeta, seal on sees magneesiumid, seal on sees ka üht-teist muud, aga teda kasutatakse näiteks vannidena ja öeldakse, et see on selline hea magneesiumi omastamise viis, aga tegelikult teaduslikku tõestust antud hetkel naha kaudu magneesiumi omastamisele väga head ei ole. Et me usume sellesse, aga kui on puudus, siis selle peale lootma nii väga kergelt jääda ei saa. 1755. aastal siis üks šoti keemik identifitseeris siis magneesiumi kui keemilise elemendi ja 1808. aastal isoleeris siis üks inglise keemik magneesiumi ja pakkus sellele välja nime maagnium. Aga hiljem võeti kasutusele siis sõna magneesium ja see siis tuletati Kreeka ühest sellisest piirkonnast, mille nimi on Magneesio ja sellepärast, et seal siis leidus palju magneesiumkarbonaati selles piirkonnas. Nii et sealt ka siis selle meile kõigile tuttava magneesiumi nimetus pärineb. Aga magneesiumit tunti juba mitusada aastat tagasi ja teati tema häid omadusi. Tänapäeval muidugi me teame palju enamat ja teadus on suutnud kindlaks teha palju rohkem ja kõik need erinevad mehhanismid, mis kaudu sellel magneesiumil võib meie kehale hea toime olla, eriti kui sellest on puudus ja me võtame teda näiteks lisandina juurde. Magneesium on kaasatud väga paljudesse biokeemilistesse reaktsioonidesse, erinevatesse rakufunktsioonidesse. Teda vajavad oma tegevuseks üle 300 erineva ensüümi meie kehas.
ja paljud nendest ensüümidest on seotud just ka energia tootmisega. Magneesiumi on vaja süsivesikute, rasvade, valkudest saadavate aminohapete normaalseks ainevahetuseks, normaalseks närvitalitluseks ja ei saa magneesiumi puhul mööda ka kaltsiumist. Nad teevad nii-öelda tihedat koostööd ja näiteks selleks, et meie luud oleksid terved, me ei saa rääkida ainult kaltsiumi vajadusest, vaid tegelikult on vaja meie kehal ka magneesiumit. Nii et magneesiumil on ka oluline roll siis näiteks luukoe arengu toetamisel, luukoe uuenemisel. Kust me magneesiumit saame? Magneesiumit ma mainisin siin enne, Epsom soole, mainisin toidulisandeid, aga tegelikult see peamine allikas, kus me võiksime oma magneesiumi kätte saada, on ikkagi toidust. Ikkagi toidust peaksime me selle kätte saama. Et toidulisandid on mõeldud nii, nagu nimigi ütleb, toidule lisaks. See tähendab seda, et kui meie toit on ühekülgne ja ei ole piisavalt mitmekesine ja magneesiumit jääb seal puudu, vot siis me sirutame oma käe magneesiumlisandi poole. Aga muidu loodame toidule. Kus toidus magneesiumit sisaldub? Enamus seemneid sisaldavad endas magneesiumit, ka arbuusiseemned, meloniseemned, neid me traditsiooniliselt ei söö ja muidugi kui sööme, siis tuleks nad katki närida, et sealt see magneesium kätte saada. Gliid, quinoa, amarant, kakao sisaldavad pähklid, näiteks mandlid, maitseürdid. Maitseürdid on üks hea allikas, nii magneesiumi kui kaltsiumi allikas. Nii et neid tasub oma toidu peale ja toidu sisse panna ohtralt. Aga ka sojajahu ja toortatar. Teda on ka klorofülli koostises ja taimerakukestades, mis tähendab seda, et me saame teda tegelikult ka rohelistest lehtköögiviljadest. Liha, piim, kala, need ei ole väga magneesiumirikkad. Ja peab arvestama ka sellega, et kui me keedame oma köögivilju, siis magneesium, nagu ka näiteks kaalium, läheb sinna keeduvette ja kui me selle keeduvee ära viskame, siis läheb ka nii-öelda magneesium selle keeduveega lihtsalt kraanikausist alla. Nii et hea mõte on need köögiviljade keeduveed kasutada ära mingisuguse teise toidu tegemiseks. Siis me saame sealt ka selle magneesiumi kätte. Tõin siin veel välja teile meie Eesti toitumise ja toiduainete andmebaasist Nutridata siis erinevate toiduainete magneesiumi sisaldused. Proovisin siia nad panna natukene nagu nii-öelda järjestusse, et ülevalpool on need, milles on rohkem, allpool on need, milles on vähem, aga muidugi need ei ole kõige väiksema sisaldusega, vaid ikka need, kus on rohkem neid sees. Ja siia nende vahele mahub veel mitmeid toiduaineid, aga võib-olla sellised olulised või mida mina pidasin oluliseks välja tuua. Näiteks üks hästi hea magneesiumi allikas on kanepiseemned. Seal on 700 milligrammi 100 grammi kohta. Nad on teiste toiduainetega võrreldes tõesti ülihead allikad ja kanepiseemned on sellised head asjad, mida võib panna salati sisse, süüa niisama. Nad ei jää hamba vahele, nad on pehmed, kui nad on kooritud. Maitse on mõnusalt pähkline, aga ka kõrvitsaseemned, kakao, nagu sai mainitud, seesamiseemned, nisuidud, quinoa. Ja see nende magneesiumi sisaldus, mis siin vahepeal on, kus ei ole taha välja toodud, seda täpselt siis see jääb kuhugi sinna quinoa ja kanepiseemnete magneesiumi sisalduse vahele. Kas magneesiumi puudus eksisteerib ja kui palju seda eksisteerib? Võin öelda juba etteruttavalt, et seda eksisteerib kirjanduse andmetel tegelikult päris palju. Ja üks põhjus, miks teda nii palju on, võib peituda ka tõesti ikkagi meie toidulauas, aga ka teatud teistes aspektidest, millest me veidi aja pärast ka räägime. Näiteks on välja toodud ühe sellise põhjusena magneesiumi puudust, miks ka on depressiooni haigestumine suurenenud. Näiteks siis Ameerikas nende seas, kes olid sündinud enne 1905. aastat, ilmnes depressioon alles enne 75. eluaastat ainult 1%. Aga juba 1955. aastaks ilmnes depressioon 6% enne 24. eluaastat. Nii et
mingisugune põhjus siin pidi olema ja muidugi neid põhjuseid otsitakse mitmeid ja seal võib vaadata tõenäoliselt mitmete selliste erinevate faktorite otsa, aga ühe tõenäolise põhjusena tuuakse välja magneesiumi puudus või selle vähenemine selle aja jooksul inimese toidulaual. Sest selles ajavahemikus võeti kasutusele selline laialdane teraviljade rafineerimine ja teraviljade rafineerimise käigus siis kaob teraviljast väga suur osa magneesiumit. Ja mis see tähendab, teravilja rafineerimine? See tähendab seda, et teraviljal siis võetakse teral pealmised kihid ära ja saadakse selline hea valge jahu, millest tehakse siis valget saia või siis peenleiba. Ja selle käigus lähebki palju häid aineid kaduma, sealhulgas siis ka magneesium. Ja tõin teile välja siin võrdluse meie Nutridata andmebaasi alusel, missugune on vahe siis täisterarukkijahus magneesiumi sisaldusel ja siis rafineeritud rukkipüülijahu magneesiumi sisaldusel. Nagu näete, täisterarukkijahus on magneesiumit 100 grammi kohta 121 milligrammi, aga rukkipüülis ehk siis selles rafineeritus rukkijahus on ainult 26 milligrammi. Nii et siit juba saame enda järeldused teha. Ja võib-olla natukene mõelda ka enda toidulaua peale, et kuidas minul see täistera kasutamise harjumus on toidulaual. Ja mainisin enne juba, et see magneesiumi puudus on üpris levinud ja kahjuks seda nii tihti ei määrata, aga selle määramisega kaasneb ka palju agasid, sellepärast et alati iga magneesiumi määramine ei pruugi anda meile tõest vastust. See tähendab seda, et tegelikult vereseerumist leitav magneesium ei pruugi anda meile infot selle kohta, kuidas on meil magneesiumi tase rakkudes. Ja öeldaksegi, et kui lihtsalt vereseerumist määratakse magneesiumi tase, see on madal, siis võib eeldada, et on magneesiumi puudus, aga kui see tase on normis või kõrge, siis tegelikult see ei anna meile õiget infot ja tegelikult võib eksisteerida vaatamata sellele näidule ka puudus. Nii et määramine ei ole niivõrd lihtne, aga jah, puudust esineb. Millal esineb puudust? Puudust esinebki kõige rohkem töödeldud toidutarbijatel, ka ju teravilja rafineerimine on töödeldud toit. Siis, kui kogu toitu küpsetatakse või keedetakse ja nagu eelnevalt mainitud, kui see keeduvesi, eks ole, ära visatakse, mida me reeglina teeme, kui me just suppi ei keeda, eriti kui keedetakse köögivilju. Need, kes joovad pehmet vett, sest ka vesi on meil magneesiumi allikas, aga niinimetatud pehmes vees seda magneesiumit nii palju ei ole. Ja muidugi alkohoolikutel, alkoholitarbijatel, alkohol viib kehast magneesiumit välja, suurendab selle väljutamist. Ja siin me mainime alkohoolikuid, aga tegelikult iga alkoholi tarbimine ka väiksemas koguses suurendab magneesiumi väljutamist. Ja tänapäeval räägitakse ka meie pinnase magneesiumi vaegusest, nii et kui on toit kasvatatud magneesiumivaesel pinnasel, siis ei saa ka meie sellest toidust piisavalt magneesiumit. Näiteks millal võib olla toit või pinnas magneesiumivaene, kui teda väetatakse sünteetiliste väetistega, kus magneesiumit ei sisaldu. Millal veel võib magneesiumi puudus tekkida? Võib tekkida siis, kui magneesiumi imendumine on mingil põhjusel vähenenud. Millal seda esineb? Esineb põletuste korral, siin me ei räägi, eks ole, sellisest väikesest näpupõletusest, vaid sellistest suurematest põletustest, tõsiste vigastuste korral, kirurgiliste sekkumiste korral. Aga magneesiumi imendumine on vähenenud ka diabeetikutel, maksahaiguste korral või siis, nagu juba mainitud, teatud juhtudel võib puudus tekkida, kui on väljutamine suurenenud, mis oli siis alkoholiga seotud, aga ka nendel, kes tarvitavad palju kofeiini või liigset suhkrut või beebipille ehk siis neid rasestumisvastaseid suukaudseid vahendeid. Et ka siis on magneesiumi väljutamine suurenenud, nii et beebipillide kasutajad, vaadake üle oma toidulaud ja hoolitsege selle eest, et ikkagi piisavalt magneesiumit saaksite. Ja muidugi teatud ravimite tarvitajatel, ravimitega kaasneb alati mingisugune nii-öelda nüanss ja ravimite tarvitamine võib mõjutada teatud toitainete
omastamist või siis soodustada nende väljutamist. Et siin ma tõin välja mõned nende seast, ka kuulajate seas võib-olla olla inimesi, kes teatud ravimeid kasutavad, näiteks need, mis vett välja viivad kehast, diureetikumid, neid kasutatakse pikka aega järjest, siis happelangetajad, maohappelangetajad, aga ka teatud selliste keerulisemate olukordade või seisundite puhul tarvitatavad ravimid, nagu näiteks teatud organi siirdamise järgselt antav ravim, keemiaravis kasutatavad ained, teatud ained, aga veel lisaks sellised teatud levinumate ravimite hulka kuuluvate ravimite kõrvaltoime võib see olla teatud vererõhuravimid, kolesterooliravim, rütmihäirete ravimid. Nii et tuleb vaadata neid ravimeid, mida tarvitate, lugeda ka infolehti ja vaadata, et kas äkki võib mingisugusest toitainest tänu sellele puudu jääda. Milline on see elustiil, mis on seotud madala magneesiumi tasemega kehas? Kui toidus joogivees on vähe magneesiumit, laual on, eks ole, rafineeritud lauasool, regulaarne ja pingutust nõudev füüsiline koormus on meie nii-öelda igapäevaelus kaaslane ja siia alla kuulub kas siis füüsiline töö või ka tegelikult tõsine trenni tegemine. Tänu sellele me kaotame elektrolüüte, kaotame magneesiumit. Samamoodi siis juba enne mainitud, eks ole, rohke suhkru tarvitamine ja sinna lisaks veel mõõdukas alkoholi tarvitamine. Tegelikult see on üpris selline levinud pilt meie igapäevaelust, et inimesed teevad palju trenni selleks, et püsida terve, võib-olla et kaalust alla võtta. Samas peale seda rasket tööpäeva ja trenni tegemist õhtul võetakse üks naps ja toidulauale ei pöörata väga palju tähelepanu ja loodetakse, et selle trenniga kõik saab kompenseeritud. Nii et tegelikult see on üks selline kombo, mis võib viia magneesiumi puuduseni. Magneesiumi puudusest võivad tekkida mitmed erinevad probleemid. Siin lihtsalt uuring näitamaks, kuidas meie südametervist võib magneesiumi puudus mõjutada. See uuring tehti 13 postmenopausis naisega ja nemad siis vähendasid vabatahtlikult oma menüüs magneesiumi sisaldust 1/3 päevasest magneesiumi kogusest. Ja vähem kui 3 kuuga 5 uuritaval tekkisid häired südamerütmis, 3 tekkis lausa arütmia ja kui nad magneesiumi lisandit tarvitasid, siis need kiiresti taandusid, need sümptomid ja 10 inimesel siis häirus glükoosi tasakaal. Nii et häired ka veresuhkru tasemes siis olid selle poolt mõjutatud. Magneesium millal kõige paremini imendub? Imendub siis, kui ta puutub kokku happelise keskkonnaga ja kust ta sellega kokku puutub? Esmalt otse loomulikult meie maos. Nii et maohappetase on oluline selle jaoks. Mis veel on oluline? Muidugi toidulaud ja tegelikult toidulaua kaltsiumisisaldus. Kaltsium ja magneesium võistlevad imendumise nimel. Nii et kui meil on menüüs liiga palju kaltsiumit, siis see võib takistada magneesiumi imendumist. Ja näiteks üks faktor meie toidulaual, mis võib seda tasakaalu rikkuda, on see, kui meil on toidulaual liiga palju piimatooteid. Sellepärast, et piimatoodete kaltsiumi ja magneesiumi suhe on kuskil 10:1 kaltsiumi kasuks, aga magneesiumi omastamiseks kõige parem suhe oleks 2:1. Nii et kui me paneme hästi suurt rõhku piimatoodetele oma toidulaual, siis võime me seeläbi tegelikult häirida magneesiumi omastamist. Nii et täitsa põhjusega öeldakse, et ärge liialdage millegagi, ärge liialdage ka piimatoodetega. See ei tähenda, et neid menüüs ei tohiks olla, aga lihtsalt ei ole neid alati nii palju vaja, kui me võib-olla harjunud oleme sööma või arvame, et me peaksime sööma. Kui nüüd me võtame magneesiumit lisandina juurde, siit tekib kohe ka küsimus, et kas võib tekkida magneesiumi liig. Tavalise toitumise puhul reeglina meil mingisuguse toitaine, mikrotoitaine, siis mingi mineraalaine või vitamiini või mõne fütotoitaine sellisest üleannustamisest reeglina rääkida ei saa.
Aga kui me võtame toidulisandina juurde, siis võivad probleemid tekkida. Kui inimene on terve, kui tal ei ole neerupuudulikkust, neerutalitluse häireid, siis tegelikult magneesiumi liig, kui see ka tekib, probleemi ei valmista. Neerud viivad selle liigse magneesiumi välja. Liiga on leitud peamiselt 2 juhul. Nendel, kellel ongi mingisugused neerutalitluse häired või siis nendel, kellel mingisugusel põhjusel meditsiinist näiteks teatud seisundite puhul suurtes annustes magneesiumi manustamise tagajärjel võib tekkida see liig. Ja magneesiumi võidakse manustada suukaudselt, veenisiseselt või glistiiridena, et siis on leitud nagu rohkem neid magneesiumi liia probleeme. Aga tegelikult ka ilma neerufunktsioonide häirumiseta võib magneesiumi liiga ikkagi esineda. Näiteks, kui me võtame eakad inimesed, siis just nende seas tarvitatakse ka ravimeid rohkem ja on teatud käsimüügiravimid, mis sisaldavad samuti magneesiumit. Näiteks teatud magneesiumiühendid on väga head maahappe langetajad, mis tähendab seda, et teda võib olla maahappe langetajates sees. Magneesiumit võivad sisaldada kõhulahtistid. Nii et kui võetakse siis käsimüügiravimeid, mis sisaldavad magneesiumit, inimesed võtavad neid sellepärast, et on teada, et see aitab ühe või teise seisundi puhul, aga ega nad ei süvene sellesse, et mis seal täpselt siis sees on. Ja on nad kuulnud veel kusagilt ka seda, et magneesiumit on hea võtta juurde, et see on hea mineraalaine ja eakatel tõesti see nii ka on, et eakatel esineb rohkem magneesiumi puudust ja võibki saada magneesiumit liiga palju. Kuidas siis nii? Neerud ju peaksid välja viima. Aga kui on tegemist sellega, et eaka soole liikuvus, see siis kui kiiresti soole sisu eaka organismist läbi käib, on aeglustunud, see võib juhtuda teatud ravimite tõttu või ka mingil teatud muul põhjusel. Kui see on aeglustunud, siis tegelikult see magneesiumi imendumine soolestikus võib suuresti tõusta, sest et aega on tal imenduda seal ju rohkem ja võt sealt tingituna võib tekkida ka siis magneesiumi liig. Nii et igasuguseid erinevaid aspekte tuleb arvesse võtta, kui me magneesiumit kasutame hakkame, kaasa arvatud iga ravimite tarvitamist ja nii edasi. Kui on magneesiumi liig, mis on siis sümptomid, võib tekkida südameaeglus, südame töö ei ole enam nii kiire, veresoonte laienemine ja liiga madal vererõhk. Ja muidugi ka teatud haigusseisunditega on leitud magneesiumi kõrgemat taset. Näiteks kilpnäärme alatalitluse puhul, parakilpnäärme alatalitluse puhul, diabeetilise ketoatsidoosi puhul. Nii et erinevate selliste terviseprobleemide puhul, nende puhul ongi alati öeldud, et väga teadlikult ja ettevaatlikult tuleb erinevaid lisandeid võtta ja väga kergekäeliselt nende võtmisesse ka ei tasu suhtuda. Mis veel võivad viidata magneesiumi liiale? Sellised sümptomid nagu näiteks iiveldus, oksendamine, punetus, letargia, nõrkus, peapööritus. Ja jälle sümptomid ei ole alati korrelatsioonis siis verenäitajatega. Kui me lähme magneesiumlisandit endale valima, kui selle järel on vajadus, siis seal on see valik tohutult lai Eesti turul. Nii et tark valik on hea valik magneesiumlisandit valides. Aga kuidas teha seda tarka valikut? Keeruline. Nüüd hästi lihtsustatult, kui nüüd ära jagada need toidulisandid, mis müügil on, siis me leiame neid gelateeritud vormis ja mitte gelateeritud vormis. Mida see tähendab? See tähendab seda, et need gelateeritud vormis magneesiumid on sellised toidulisandid või tooted, kus magneesium on millegagi seotud. Ta on seotud kas orgaanilise happega või ta on seotud siis näiteks aminohappega. Ja need samad gelaatvormid on need, mis on keha jaoks paremini omastatavad. Muidugi seal on ka jälle erinevusi ja nüansse, aga see on nagu selline kõige kindlam viis. Ja need, mis ei ole gelateeritud, need on niinimetatud magneesiumsoolad ja need siis nii hea omastatavusega ei ole. Kuidas ma aru saan, milline lisand on millises vormis? Näiteks need gelaatvormid, mis on siis millegagi seotud. Need sisaldavad sellist magneesiumit, mis on kas tsitraadi vormis, malaadi, glükonaadi, glutamaadi. Ma olen siia teie jaoks need ka välja loetlenud või vähemalt enamuse neist. Ja see tähendab seda, et kui te võtate selle toidulisandi kätte ja vaatate selle koostist, siis seal peaks see kirjas olema.
ja otsite välja, et milline magneesium see on. Järgmise slaidi peal vaatame ka, kuidas seda teha. Kui on tegemist siis selle magneesiumi soolana, mis on näiteks see magneesiumkarbonaat, mis looduses leidub sellise magneesiumi soolana, siis need ei ole väga hea omastatavusega ja need on siis magneesiumkarbonaat, sulfaat, kloriid, fosfaat või magneesiumoksiid näiteks. On ka selliseid erivorme, nagu näiteks True Foodi magneesium, mida ka meie turul on saada ja see on hoopistükkis selline vorm, mida on fermenteeritud koos pärmiga ja see annab talle parema omastatavuse ja tegelikult ka natukene lisaks teatud toitaineid juurde. Ja vot, kui vaadata nüüd neid toidulisandite silte, siis siin ma tõin teile välja 2 toidulisandi sildi. Siin on öeldud, mida see toode sisaldab. Magneesiumit nii palju, 146,4 milligrammi ja L-tauriini 1647. See tähendab seda, et see magneesium on tegelikult seotud siis tauriiniga. Ja koostist vaatate, siis siin ongi toodud välja magneesium, tauraan. Aga vot see tähendab seda, et puhtalt ainult magneesiumit on seal nii palju ja ülejäänu kuulub siis tauriinile. Nii et sellest see magneesium tauraat koosneb. Nii et siin me saame ka tegelikult selle tauriini selliseid häid omadusi lisaks nautida, kui me võtame selles vormis magneesiumi. Ja siin on teine toidulisand, kui vaatame seda silti. Siin on öeldud, palju üks kapsel sisaldab rohkem kui see eelmine, 400 milligrammi, aga millises vormis ta on, loeme siit alt koostisest magneesiumoksiid. See on selline kehvemini omastuv magneesium, mis tähendab, et teda võib siin olla küll sees rohkem, aga tegelikult kätte me ei pruugi teda niivõrd hästi saada. Erinevate vormide see biosaadavus või see, kui hästi meie keha omastab, on väga erinev, aga need olid nüüd need sellised võib-olla kõige lihtsamad suunised, mille järgi orienteeruda. Aga magneesiumi omastamine toidust sõltub siis erinevatest asjadest ja tegelikult lisandist ka annusest, sellest, mida me sööme, erinevatest sellistest soodustavatest ja pärssivatest faktoritest, mis siis halvendab magneesiumi omastamist. Magneesiumi omastamist halvendavad erinevad teised mineraalained, näiteks tsink, kui mingil põhjusel peate võtma tsinki suures annuses. Samas ka osaliselt fermenteeritud kiudained, näiteks hemitselluloos, fermenteerimata kiudained, näiteks tselluloos või ligniin, fütaadid, oksalaadid samamoodi, mis erinevates taimedes leiduvad, võivad siis pärssida selle omastamist. Aga mis soodustavad tema omastamist, valgud, keskmise ahelaga triiglütseriidid, seedimatud või kehvalt seeditavad süsivesikud. Mis tähendab seda, et magneesiumit tegelikult on kõige mõttekam võtta ikkagi koos toiduga ja toidust, kui meie toit on mitmekesine, siis me tegelikult peaksime seda ikkagi piisavalt sealt ka kätte saama. Selles mõttes, et millal magneesiumit on õige võtta, kas hommikul või õhtul, öeldakse, et kui soovid tema rahustavat toimet kehale, siis võta teda õhtupoole enne magama jäämist, aga iseenesest ka hommikul on väga okei võtta. Nüüd jõuamegi kaltsiumini, teise olulise mineraalaineni. No me teame seda, et ta on vajalik luude jaoks, hammaste ülesehitamise jaoks, aga samamoodi erinevate ensüümide funktsioneerimiseks kehast. Lihaskokkutõmbed sõltuvad sellest ja seal ongi jälle magneesium ja kaltsium nii-öelda koostöös toimetamas. Magneesium soodustab lihaste lõõgastumist, kaltsium jällegi soodustab nende kokkutõmbumist ja mõlemad on vajalikud. Kui kaltsiumi ja magneesiumi tasakaal paigast ära läheb, siis võivad tekkida ka häired lihaskokkutõmmetes, lõõgastumistes ja siis me võime tajuda, nagu paljud teie seast on tajunud, võib-olla selliseid lihaskrampe, lihastõmblusi. Milles veel kaltsium mängib olulist rolli? Erinevate närvivahendusainete vabanemises ja südametegevuse reguleerimises. Kui meil pole piisavalt kaltsiumi, siis ei muudeta ka protrombiini trombiiniks ja mille jaoks see vajalik on. Nimelt siis kaltsiumist sõltub vere hüübimine ja kui meil ei ole piisavalt kaltsiumi, siis on ka verejooksud kergemad tekkima. Kaltsiumi puudusel võib tekkida ka luude pehmenemine. Lastel, täiskasvanutel nimetatakse seda erinevalt rahiidiks või osteomalaatiaks. Samas luudega seoses, luumuru riskiga seodes on kaltsiumist palju räägitud, aga ainult kaltsium seal meid ei aita.
selleks on vaja ka teisi mineraalaineid, magneesiumit, tsinki, mangaani, aga samamoodi ka näiteks boori, räni, K-vitamiini. Kaltsium luudest une ajal eritub ja lamades, seismine hoiab teda luudes, nii et tegelikult meie luud vajavad kogu aeg seda informatsiooni, me peame olema tugevad, vajavad seda sellist nii-öelda hüppamist, kõndimist, mingisugust stimulatsiooni, samamoodi hambad vajavad närimist. Ja meie eelaste luudes on leitud, et lisaks kaltsiumile neil oli palju rohkem hoopistükkis strontsiumit. Ja see on see, mis hoiab luud tugevana. Lisaks siis kaltsiumile ja teistele mineraalainetele. Ja kust me seda strontsiumit saame? Me saame seda metslooma-lihast, me saame seda pähklitest, seemnetest, nendest toiduainetest, mis meie eelaste toidulaual olid. Nii et toogem ka need enda toidulauale. Kus toidus tänapäeval ikkagi kaltsiumit me siis saame? Me oleme harjunud mõtlema sellest peamisest kaltsiumiallikast kui piimast või piimast siis kui peamisest kaltsiumiallikast. Aga tegelikult kaltsiumi leidub paljudes erinevates toiduainetes ja näiteks ühed kõige kaltsiumrikkamad toiduained on hoopistükkis maitsetaimed. Majoraanis on 1990 milligrammi kaltsiumit siis 100 grammi kohta. Punes enam-vähem sama palju. Neile järgneb parmesanijuust oma sisalduse poolest, mis on päris ilus. Aga sealt edasi seesamiseemnetes, murulaugus, koriandriseemnetes, chiaseemnetes, nõgeses, salveis, mustas pipras, merevaigu juustus, sardiinides õlis. Sardiinides on siis 430 milligrammi 100 grammi kohta. Ja kui vaadata lihtsalt piimasisaldust, siis piimas on 100 grammi kohta umbes 120 milligrammi kaltsiumit. Muidugi piimast kaltsium omastub hästi ja näiteks taimedest ei pruugi ta üldse nii hästi omastuda, sest seal taimedes on sees kiudained, mis mineraalainete omastamist omakorda takistavad. Nii et jälle näeme me seda, kuidas tegelikult mitmekesine toitumine on oluline. Nii ühte kui teist, sest et seal võib olla palju, aga me ei pruugi seda jällegi kätte saada. Aga taimsete kaltsiumiallikate toomine toidulauale on alati teretulnud. Mis kaltsiumivarusid meie kehas vähendab? Vähendavad erinevad ravimid. Depressiooni korral on leitud, et kaltsiumit on meie kehas vähe. Ka füüsilise töö sportimise puhul on tema vajadus suurem, nagu ka magneesiumiga. Ja ka kaltsiumi imendumine väheneb ja jälle rohke kohvi joomine, musta tee joomine, need väljutavad siis seda rohkem. Ja nagu mainitud, juba kiudained ka vähendavad selle omastamist. Öeldakse, et kaltsiumi liig on ohtlik ja ohtlikum kui puudus. Kaltsiumi ja magneesiumi suhe kaltsiumi kasuks viib verehüübimise suurenemiseni. Ja kui magneesiumit on vähe, siis kaltsium ja naatrium võivad kuhjuda rakus ja selle tagajärjeks võib olla ka vererõhu tõus. Nii et ikkagi tasakaal kõiges. Toidus ja toidus tasakaalukas toitumises peitub võti ka sellele, et meie kehas oleksid erinevad mineraalained tasakaalus. Kui räägime kaltsiumilisanditest, siis reeglina mõeldakse kaltsiumilisandite puhul just või nende kasutamise peale just siis, kui on mingisugused luudega seotud probleemid ja neid kirjutatakse välja just siis. Millal ei tohiks kaltsiumilisandit võtta? Siis, kui on mingi selline terviseprobleem, mille tagajärjel võib kaltsium vereringest kuhjuda. Sellisel juhul tuleks seda vältida. Seda inimesed reeglina ka teavad, kui neil selline terviseseisund on, et loodetavasti arstide juures on nad järel. Arstid nii-öelda hoiavad silma peal nende seisunditel ja vereproovidel ja oskavad seda siis ka märgata. Kui me võtame neid lisanditest seda kaltsiumit, siis see olukord ei olegi niivõrd keeruline võib-olla, kui on magneesiumi puhul. Ka seal on erinevaid vorme, aga on leitud seda, et kui maahapet on maos piisavalt, siis tegelikult peaks põhimõtteliselt kõikidest vormidest ka keha oma kaltsiumi siis kätte saama. Lisandites on peamiselt 2 vormi, on karbonaat ja tsitraat. Kõige odavam vorm on karbonaat. Kui on maahapet piisavalt, siis ta on täitsa okei omastatavusega. Teatud puhul võib-olla tsitraat on eelistatum, näiteks siis, kui tõesti mis iganes põhjustel, kas ravimite võtmise tagajärjel või lihtsalt nagu organismi eripärast tingituna on maahappe madalam, et siis võib eelistada seda tsitraadi vormi. Nii et
maahape on siin üks võtmesõna ja jälle viib see meid ka selle aspektini, et ärme niisama ja kergekäeliselt maahappe langetajaid ka võtame. Proovime nii, et me ei peaks neid regulaarselt tarvitama. Kaltsiumoksalaat on üks selline vorm, mis on halvasti imenduv, et selle võib meelde jätta, et võib-olla neid lisandivorme mitte eelistada. Aga teistel tõesti siin näiteks karbonaadil, tsitraadil, fumaraadil on sarnane biosaadavus. Ja jälle, kuidas me vaatame, mis vormis see kaltsium seal lisandi sees on sarnaselt magneesiumile. Nii et sealt sellest koostisest, kus on välja kirjutatud, siis täpne koostis sealt tuleb vaadata ja niimoodi näpuga järge ajada. On veel üks vorm kaltsiumit, mida ka võib meil Eesti turult leida ja see on selline, mida nimetatakse nii-öelda merekaltsiumiks ja see on selline taimne hea kaltsiumiallikas. See on siis tegelikult nagu üks teatud mineraliseerunud vetikas, mida siis Iirimaa lähistelt nii-öelda korjatakse või kogutakse ja sellel on leitud ka, et tal on hea omastatavus ja seda võib täitsa ka niimoodi julgelt kaltsiumi asenduselt kasutada, kui sellest mingil põhjusel puudus on. Nüansse, mis on leitud imendumisega seoses, näiteks kaltsiumtsitraat imendub karbonaadiga võrreldes paremini, kui seda võetakse koos toiduga. Kaltsiumtsitraatmalaat imendub noorukitel paremini kui karbonaat. Tsitraatmalaat teiste vormidega võrreldes kõige parem, eriti ja nende jaoks, kellel on madal maahappetase. Meil ei ole neid selliseid kombineeritud vorme, meil ei leia näiteks tsitraatmalaatvormi, mis tähendab seda, et kui tsitraatvormi leidub, siis eelistame seda. Ta on karbonaadiga võrreldes parem. Mida siis kaltsiumilisandeid tarvitades meeles pidada? Kui tarvitate raua ja tsingilisandeid või siis näiteks antibiootikumidest tetratsükliini või kilpnäärme alatalitluse puhul levotüroksiini, siis nende võtmise ja kaltsiumilisandi tarvitamise vahele tuleb jätta mitu tundi. Sellepärast, et muidu nad võivad omavahel reageerides siis tuua meile selliseid kõrvaltoimeid, mida me ei soovi. Kaltsiumilisandit, millal tuleb võtta, seal ei ole erilist vahet, kas ma võtan hommikul või õhtul. Seda teadusuuringutes ei ole leitud, et see kuidagi mõjutaks. Aga on oluline teda võtta toiduga. Toiduga võttes omastub sealt rohkem kaltsiumit. Ka nendel, kellel on madal maahappesus, toiduga võttes saate paremini kätte. Kas toidu ajal või kohe peale söömist, aga eks ole mitte siis enne söömist. Ja samamoodi on räägitud sellest, kuidas liigne kaltsium võib soodustada neerukivide teket, võib soodustada veresoonte lupjumist. Jah, tõesti, seda ta võib soodustada, aga on leitud, et kui te võtate koos toiduga, siis tegelikult seda toimet nii-öelda kaltsiumil ei ole. Nii et koos toiduga, siis ennetate ka neerukivide teket ja ennetate siis selle kaltsiumi sellist negatiivset toimet siis veresoontele. Need on siis sellised peamised aspektid. Ja veel, kui te peate võtma kaltsiumit ja teil on määratud suuremas annuses selle kaltsiumi võtmine, jagage see väiksemateks juppideks, võtke päeva peale mitmes osas. 500 milligrammi koos toiduga või kohe peale söömist korraga on see, mis on leitud, et on kõige efektiivsem selle omastamise seisukohalt ja samamoodi jälle selleks, et ennetada näiteks neerukivide teket. Mida sellest kogu jutust siis endaga kaasa võtta? Loodetavasti võib-olla need vormid on sellised keerulised, neid meelde ei ole kerge jätta niimoodi ainult kiiresti loengust kuuldes, aga õnneks, kui teid huvitab, saate seda loengut uuesti järele kuulata, endale märkmeid teha. Aga mida meelde jätta? Jätta meelde see, et mitmekesine toitumine on see kõige oluline. Ikkagi selleks, et saada kõiki neid vajalikke mineraalained enda jaoks, et toetada oma keha ja püsida terve. Kui on teil mingisugune terviseseisund, mis tingib magneesiumi või kaltsiumi puudust või siis suurendab selle vajadust, kui puudu jääb toidus, siis võite seda kompenseerida toidulisanditega, aga valides neid toidulisandid nii-öelda targalt ja mitte tarvitades liigsuuri annuseid kergekäeliselt.
Kui vajate abi oma toidulaua korrigeerimisel, siis võite pöörduda toitumisnõustajate või toitumisterapeutide poole. Toitumisterapeudid leiate meie kodulehelt www.toitumisterapeudid.ee. Nemad oskavad teid toidulaua korrigeerimisel. Kui teil on juba mõni tervisemure, siis sellisel juhul toitumisterapeudid ei pruugi kõikide tervisemurede puhul teid aidata saada, aga osade puhul nad seda oskavad teha. Aga kes oskavad erinevate terviseprobleemide puhul nõu anda, on ka funktsionaalse toitumise terapeudid ja neil on ka pädevus teile vajadusel toidulisandeid soovitada. Nii et need on need erinevad spetsialistid, kelle poole pöörduda saate. Sellega mina täna oma loengu lõpetan. Tänan, et olite minuga, et vastu pidasite. Loodan, et saite siit mõne sellise vajaliku ja kasuliku mõtte endale ja peatsete kohtumisteni ja juba mõne aja pärast siis jätkavad teised toitumisterapeudid teile siis hea info jagamist. Head aega kõigile!